Jaa, Nii, nüüd ta küsib host'ilt siis luba. Ja korra siin sünkroniseerime oma heli, meil on dubleeritud igaks juhuks. Nii, aga ma vaatan siin mingi hüpik aken tuli ette, ma katsun selle ära. Ja, aga siis, kui teil sobib, siis alustame, jah? jah, sobib. Aitäh siis, et olite valmis selle intervjuu andma. Ähm, Esmalt, et kui teie teed koos erakonnaga siin mõni aeg tagasi lahku läksid, siis te ütlesite oma sotsiaalmeedia postituses, et teil on Venemaal uued väljakutsed, ja mis ei luba poliitikat teha, et no millega te siis täna elatist teenite ja millega tegelete? Alustame siis koosist, mitte krüptorast, okei. Minu juhatuse lahkumise põhjusest rääkis eile eetris Aivo Peterson Oleg Bisedini YouTube kanalis ja ta ütles selgelt, et kuna Eestis kruvide pingutamise olukord ainult halveneb ja surve erakonnale pidevalt kasvab, siis Oleg Ivanov on teinud õiget otsust, et esitas lahkumise avalduse. Ja nüüd, kui Oleg Ivanov võtab sõna erinevatel üritustel ja foorumitel, tema räägib koos liikumise juhatuse liikmena ja asutajana, mitte erakonna esindajana. Ja see oli esimene põhjus, miks ma lahkusin ja teine põhjus on see, et jah, tõesti Venemaal on avatud minu eest teatud uksed ja muud võimalused ja väljakutsed, mis ei vasta ega ei lase mulle Eestis praegu poliitikas olla. Kuna väljakutsed on väga suured ja mahukad, nende kävitamise võtab aega, aga ühest initsiatiivist ma olen valmis juba teile täna teatada. Kui te olete huvitatud, siis võin Nonii, mis see on natukene siis? rääkida. Ja, mis see on? Meil on plaan aasta jooksul korraldada ning kokku kutsuda väga võimas ja suur soliidne rahvusvaheline konverents, kutsuda sinna 5 riigist osalejad, Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Venemaa, selleks, et esimese konverentsi päeval rahvadiplomaatia raames kvalifitseeritud rääkima Balti riikide ja Venemaa asja ajaloolisest ühest minevikust ja teisel päeval tulevikust, Balti riigi ja Venemaa võimalikku tulevikust selleks, et pääseda välja Baltikumi ja Venemaa vahelisest sõjateest, mida Kaja Kallas ja tema meeskond Toompeal meile valmistavad ette. Kasutades selle võimaluse, kutsun teid ja me kutsume kõik Eesti mõtlemisvõimelised, vabad, konstruktiivsed, rahumeelsed jõud osalema online või offline režiimis. Kutsume kõik Eesti meediakanalid, Venemaa, Läti, Leedu, Valgevene kanalid, massmeediakanalid ja blogerid. Kutsume kõik selleks, et inimestel oleks võimalik online või offline režiimis esitada ükskõik millise küsimuse, kvalifitseeritud arutada probleeme, mis meil vahel on Venemaa ja Eesti näiteks vahel, mineviku osas vaidlusi, okupatsioon, mitteokupatsioon, annexion, incorporation, kvalifitseeritud vaidlused, arutelu ja põhinedes ajaloolisest faktidest, põhinedes rahvusvahelistest lepingutest, reaalselt arhiividest, andmetest, mitte spekulatiivset ja emotsionaalset väljaütlemisest, vaid reaalsetest sündmusest, mis on aset leidnud tookord. Ja ma korraldasin ühe konverentsi Eestis, ma tuletan meelde, et ma tegin seda Riigikogu valimiste kampaania jooksul raames ja see oli väga edukas, vaatamata sellele, et 3 erinevatest hotellidest on tulnud viimastel päevadel vabandust teatmised, kirjad, et nendel on avariid,
torud katki läinud ja juhtunud avariid täpselt juhuslikult üks päev enne minu konverentsi korraldamise. aga me ikka tegime selle ära, korraldasime selle ära, viisime läbi väga edukalt ja no näiteks otseülekannes ainult TikTokis oli rohkem kui 60 000 inimest. Arusaadav, aga jah, sain aru, millega praegu tegelete, et kui tohib, siis lähme edasi, et sellele okei, liiga ma pealt. lihtsalt, ma lihtsalt kasutades praeguse võimaluse, kutsun teid ka osa võtta selles konverentsis. soovitan teile näidata oma professionaalset taset ja oma objektiivset, oma võimekust näidata reaalse objektiivse pildi Eesti auditooriumile ja noh, näidata, et te olete võimeline teist pildi näidata Eesti inimestele, mitte ainult eliidi, meie niinimetatud eliidi poolt korraldatud pildi, mida te kogu aeg näidate. Lähme teise. arusaadav, arusaadav, aitüma selle kutse eest, et mõned konkreetsed küsimused seoses siis meie looga, et ja nüüd siis lähme sinna krüptotegevusse, millest me tegelikult selles loos ka lahti hüppame. Et varasemalt on siin ilmunud ka mitmeid erinevaid lugusid, noh näiteks Äripäevas teie krüptoäridest ja sellest, et olete justkui siis isikutelt raha välja petnud, et no mis te ise nende artiklites avaldatute kohta ütlete? Ma olin esimene, kes on alustanud omal ajal alustasin sellega, et ma kasutasin ja arendasin krüptoraha maksevahendina, mitte spekulatiivse instrumendina. Ma olen esimene inimene maailmas, kes on korraldanud Eestis, esimene inimene maailmas, kes on korraldanud krüptoekspot aastast 2020. Ma olen esimene inimene maailmas, kes on korraldanud kõige suurema, kõige massilise Eesti ürituse Krüptofest lauluväljakul, kus on osalenud rohkem kui 7000 inimest ja kus on osalenud rohkem kui 40 ettevõtet, kellega koostööd tegin tol ajal. Kokku minu kogukonnas oli rohkem kui 10 000 inimest ja rohkem kui 120 ettevõtet, kellega kogu aeg pidevalt koostööd tegin. Meil oli kasutajad, krüptoraha kasutajad ja krüptoraha tehingutest üle maailma. Ja siis, kui me tegime selle krüptofesti, me tahtsime näidata inimestele 5 erinevatest riigist on tulnud inimesed, kuidas legaalselt, seaduslikult kasutada krüptoraha maksevahendina. Ja me tegime seda väga edukalt. Ma rendisin välja lauluväljakud ja kutsusin sinna 12 muusikakollektiivi, muusikabändi Eestist, Venemaalt, Tattoo, Virus, Hadaway ja teised. Päris edukalt läks välja. Ja see oli kõige suurem üritus Covidi ajal Eestis. Ma sain eraldi loa selle läbiviimiseks Tallinna Aga linna. arusaadav, aga need etteheited, Ja, mis ja puudutavad nüüd, siis mis seda. puudutab seda Äripäeva, siis Äripäev ja Delovõi Vedomosti on proovinud minu selle valimiskampaania jooksul maksimaalselt mustust leida ja proovisid valimiskampaania jooksul ajal mustusega määrida. Nad läksid minu selle suure Facebooki grupi ja hakkasid sinna helistama kõikidele inimestele ja küsima, kas teil on Oleg Ivanovi suhtes pretensioonid olemas või mitte. Nendele vastas 37 inimest kirjalikult. Nad vastasid nendele, kuna nad on esitanud nendele küsimused oma meiliaadressid ja mind pani koopiaks. Ja 37 inimest on vastanud, et Oleg Ivanov on aus, normaalne inimene, kellega nad on koostööd teinud 4 aasta jooksul. Ja 2 nendest on kirjutanud nendele, et meil oli pretensioonid Oleg Ivanovi suhtes ja enne artikli väljatuleku need pretensioonid oli samuti ära klaaritud ja maha võetud. Ja sellest 37 inimesest Äripäev pole ühtegi sõna kirjutatud. Ja kirjutas, et kaks inimest on olnud justkui pettud Oleg Ivanovi poolt ja ta on kuidagi imelikult oma pretensiooni Oleg Ivanovi suhtes võtsid maha täpselt enne artikli väljailmumist. Hästi lihtsalt öeldes, et teie olete ajanud ikkagi ausat asja, et seal on olnud taga ka krüptoäri, et kui inimesed on andnud teile, kas on see sularaha või mil viisil see täpselt on käinud,
aga seal taga on olnud krüptoäri, seda on pandud päriselt nendesse siis krüptorahaskeemidesse. ma toon teile väga, väga korraliku näituse. Siis, kui Niels Grosberg ja Chris West oli arreteeritud Eesti võimude poolt, politsei poolt, mind kutsus prokuratuur tunnistajaks ja eksperdiks, tunnistajana, eksperdina selleks, et näidata, et minu poolt informatsiooni saada ja ja saada minu poolt nõud teemal, et kui reaalsed need krüptovaratehingud need olid, kui reaalne oli blockchaini ala ja ahela ja kuidas see tegevus üldse käis kogukonnas, mida ma lõin, mida ma tekitasin, jah. Ma tõin nendele esitasin nendele prokuratuurile ja uurijale, esitasin ja kohtunikule loomulikult samuti, et esitasin 3 väga suurt argumenti. Esimene argument oli see, et ma tegin tehingu otseülekannes prokuratuuris. Ma näitasin, kuidas blockchaini ahela töötab online režiimis. Teiseks ma tõin nendele väga suure Ameerika väga tuntud firma auditi, kes on tõestanud ja kontrollinud, et see on reaalne blockchaini ahela, blockchain järgmine põlvkond ja kes on teinud niinimetatud penetration test, mis näitab, et kas vead on olemas seal või mitte, kas see töötab turvaliselt või mitte. Ja ta on kinnitatud, et see on reaalne blockchain ahela ja nii edasi. Ja kolmas väga suur argument, mida ma esitasin nendele, oli see, et meil oli kogukonnas selline seadus rakendatud, mis oli nimetatud reposti seadus. See tähendab seda, et ükskõik mis inimene, ükskõik mis suvaline inimene ostis krüptoraha ja tegi sellega erinevad tehingud, produktid, alkoholid, autod, juveliirid, ehmed ja ükskõik, seal oli rohkem kui 120 ettevõtet. Ta kirjutas oma Facebookil, ostan selle krüptorahaga selles poes näiteks liha, veini ja nii edasi. Ja tegi reposti grupile ja kui ma näitasin tuhandeid ja tuhandeid reposte reaalsete inimeste poolt Eestis, kes on teinud erinevad tehingud nii krüptofestis kui ka reaalses igapäevases elus 4 aasta jooksul, siis oli loomulikult enamus nendest süüdistustest emitendide vastu, Chris ja Nils oli emitendid, tühistati, neid vabastati ja millega see protsess praegu lõppes, ma ei tea, kuna ma ei osale sellest, aga vot reaalselt selline praktika eksisteeris, te võite seda praegu kas või kohe kontrollida, minna sinna grupisse ja näidata, et 4 aasta jooksul olnud tohutult palju tehingud. Ja kuna ma olin nende tehingute reaalselt korraldaja, tehniline läbiviija, täitja ja kogukonna looja, siis loomulikult, kui ma lahkusin Eestis, kogukond peatas oma töö ja loomulikult sellega on kaasnetud teatud probleemid, kuna inimestel on harjutanud ja on väga rahul olnud sellega, et igapäevaselt teenivad minuga, tuhandeid inimesed kasutavad ja 100 ettevõtted töötavad ja loomulikult nad ei olnud eriti õnnelikud seoses sellega, et Oleg Ivanov pidi Eestist lahkuma ja see imeline praktika ja tulu jäi seisma. Loomulikult ma saan inimlikust nendest aru, et nad on... Aga mingit pettust ei ole olnud teie sõnul? Mida te nimetate pettust? Kui me räägime sellest, et meil on teatud protsessid on peatatud ja on läinud edasi lükatud, see ei ole pettus. See tähendab seda, et reaalne objektiivsus Oleg Ivanovile ei võimalda praegu seda nii kiiresti läbi viia, nagu oli võimalik Eestis. Ja momendil on olemas teatud asjad, mida me viime läbi, mida me käivitame vaatamata sellele, et ma lahkusin Eestis ja vaatamata sellele, et läksid kallimad, aeglasemad protsessid, aga see on meie jaoks printsipiaalne küsimus, vaatamata sellele survele, mis on minu suhtes olnud ja vaatamata sellele, et ma olin sunninud Eestist lahkuma, vaatamata sellele protsessid ikkagi käivitada ja jätkata. Kui konkreetselt siin mõned projektid, Meliti, mis on seotud siis Talkbossi virtuaalvääringuga, siis on veel selline projekt nagu Diamond Hands, ma saan aru, Wednesday rahaga justkui seotud, et need on ausad projektid, päriselt on siis raha pandud krüptovaluutasse, kui inimesed on teile andnud selle raha siis, ma ei tea, sularahas või ülekandega, mil viisil iganes, et see ei ole kuidagi, et see raha läks teie taskusse või midagi sellist, vaid et
need inimesed päriselt on saanud oma virtuaalkontole siis ligipääsu ja saavad seda raha kasvatada seal ja nii-öelda rikkamaks saada, nagu kõigi unistus on. Äh, DocBossi osas see ei olnud edukas projekt. See põhjused ma teile seletasin. Wednesday see ei olnud minu projekt. Wednesday oli projekt, minu kolleegide projekt, kus teatud inimesed said teenida, teatud inimesed ei saanud teenida, aga see on tavaline krüptoraha praktika, et kõik projektid ei pruugi olla kõik 100% edukad. Küsimus on sellest, et isegi need, kes ei saanud teenida, isegi nendele ma pakkusin võimaluse, kuidas oma kulud katta. Minu teada, ma tunnen ühe inimese Wednesday projektist, kes ei saanud teenida minuga ja kellele ma proovisin mitu korda pakkuda teist varianti, teist võimaluse oma kulud kompenseerida ja oma eduka tegevuse jätkata. Ta ei olnud võimeline üldse rääkida minuga normaalselt, ei olnud võimeline üldse edasi suhelda, kuna emotsioonid tal liiga palju emotsiooni oli ja liiga palju noh, mitte objektiivse hinnangut, ma ütleks niimoodi. Arusaadav, aga Minu teada ma tunnen ühe inimese, ainult ühe inimese. Wednesday arusaadav. osas, kus mina ei ole looja. Ma ei ole Jah. Wednesday looja. Aga Aga need, kus on raha sisse pannud, inimesed on oma raha sisse pannud tuhanded, mõni isegi 10 000 eurot, siis neil inimestel on lootus ikkagi oma raha nagu näha ja saada. mina tunnen ühe inimese, kes on minu kaudu investeerinud Wednesday, konkreetselt krüptorahale Wednesday. Ühe inimese, Dogbossi puhul. kellele ma pakkusin võimaluse seda kompenseerida, ta ei olnud valmis, võimeline üldse rääkida isegi. DocBossi osas, nagu ma teile seletasin, kahjuks jäi seisma tänu sellele, et ma läksin minema, aga DocBossi osas meil on teatud lahendus olemas, mida me käivitame praegu ja mida me kooskõlastame inimestega, kes on investeerinud sinna. Ja ma usun, et selle aasta jooksul inimesed, kes on investeerinud DocBossile saavad teenida ja saavad oma investeeringud edukalt käivitatud, ma ütleks niimoodi. Et DocBossi osas meil on lahendus olemas, see on loomulikult konfidentsiaalse info, ma ei hakka teile siin eriti pikalt sellest rääkida, aga seal on lahendus olemas ja lahendus on põhimõtteliselt juba meie kollektiivide poolt kooskõlastatud ja plaan on täiesti olemas, kuidas me selle plaaniga lähme edasi rahulikult step by step. Arusaadav, vahetame teemat. 13. detsembril eelmine aasta siis te lahkusite koos erakonnast ja ütlesite avalikult, et lahkusite küll vabatahtlikult, aga no nii nagu mõnegi erakonna juhatuse liikmega tänaseks rääkides on välja tulnud, siis tegelikult oli teie suhtes üleval selline aukohtumenetlus ja loetleti ka seal 13. detsembril olnud koosolekul ette rida eksimusi, mida te justkui koos erakonna nimel olite teinud ja selle tulemusel avaldati teile siis sisuliselt, ma saan aru, umbusaldust ja sunniti erakonnast lahkuma, et oli nii? No ma tahaks kindlasti näha, ma tahaks kindlasti teada, kes on selline inimene, kes on võimeline hoopis teistsugust asja rääkida võrreldes sellega, mis oli meil nõukogu protokollis ja istungis oli fikseeritud ja oli reaalselt toimunud. Ma tahaks kindlasti selle inimese näidata. Minu lahkumise põhjusest on väga konkreetselt ja selgelt rääkinud Aivo Peterson, nagu ma teile ütlesin oma intervjuus ja sisu, ma ütlen teile veel ma ütlen põhilist uuesti igaks juhuks. Esimene sisu on see, et kui Oleg Ivanov esitab foorumitest ja konverentsidelt ja kui Oleg Ivanov teeb avaldusi, siis kui ta teeb need avaldused juhatuse liikmena, koos erakonna juhatuse liikmena, siis surve ja ütleme, tagajärjed tulevad erakonnale. See ei ole sobilik ja see ei pea vastu ja ei ole võimalik välja elada sellises olukorras, kui Oleg Ivanov teeb teatud avaldused
ja erakond koos pärast võivad lihtsalt mingid trahvid endale saada või mingid sulgemishoiakud endale saada ja nii edasi. See ei ole aktsepteeritav ja niimoodi ei ole võimalik välja elada praeguses Eestis, kuna Eestis on toimumas totalitaarne tsensuur ja Eestis puudub oma meeleavaldus. Aga ma saan aru, et teised siis koos erakonna liikmed ka tundsid sedasi, et sedasi ei ole võimalik edasi minna. Ja, Loetleti seal koosolekul mitmeid punkte alates sellest esindusfunktsiooni rikkumisest, kus te võtsite siis väidetavalt isegi rahalisi kohustusi erakonna nimel ilma liikmetega kooskõlastamata, partei eetikakoodeksi rikkumist, valetamist, erakonna maine õõnestamist. Ja noh, kuni selleni, et näiteks Igor Hopp ütleb meile siin antud intervjuus, et te polnud meeskonnas siis koostöö tegemise nagu tahteline ja nimetab teid koos erakonna jaoks liiga autoritaarseks juhiks, et alustame kõigepealt mingisugusest, te no see ütlesite esindusfunktsiooni rikkumine, näiteks selle uuringu tellimine justkui sealt. mingisugust rahaasjadest. Meil ei olnud mingit rahaasjadest, mingisugust ja ei saagi olla minu suhtes mingid pretensioonid raha suhtes, kuna ma ei ole mingit kohustusi võtnud erakonna poolt, ei olnud üldse. Ühtegi kopikat erakonna poolt ma ei ole mingi kohustuse võtnud, seda võib alati tõestada. See on esimene punkt. Aga sõlmisite lepinguid koos? Ei ole sõlminud lepingut. Kui nad seal koosolekul seda väitsid, nagu ma tean, siis ei vasta tõele. Ma ütlen teile uuesti, ühtegi lepingut erakonna poolt Oleg Ivanov pole sõlminud ja ühtegi kohustusi erakonna poolt Oleg Ivanov pole võtnud. Oleg Ivanov isiklikult finantseeris ja rahastas Aivo Petersoni kaitsmist ÜRO-s. Mõnedel inimestel on tekkinud sellise vale mulje, et see on erakonna poolt finantseeritud. See pole finantseerinud erakonna poolt. Erakond ei ole kuidagi sellega seotud. Oleg Ivanov isiklikult donation agreement'i kaudu isiklikult Oleg Ivanov, mitte erakond koos, mitte liikumine koos, vaid isiklikult Oleg Ivanov sõlmis donation agreement ja selle donation agreement'i kaudu finantseeris Aivo Petersoni kaitsmist ÜRO-s. See on esimene punkt, mis puudutab mingisugust rahastust. Oleg Ivanov on nii liikumisele kui erakonnale nii palju raha üle kandnud selle 3 aasta jooksul, et seda pole võimeline isegi, ma ei tea isegi palju, kuna ma ei ole kunagi lugenud, palju ma olen kulunud oma taskust raha erinevate ürituste korraldamiseks, läbiviimiseks ja nii edasi ja nii edasi. Ma olen väga palju finantseerinud isiklikud asjad, mis puudutavad erakonna ja liikumise arengut. See on esimene punkt. Teine punkt, mis seal oli? No mainekahju, just autoritaarne juhtimine, nagu Igor Hopp meile siin ütles. Autoriteetne. Meil oli selline praktika, et juhatuse istungitel me hääletasime kogu aeg koos. Kui me võtsime midagi vastu, siis me hääletasime kogu aeg koos. Oleg Ivanov on väga aktiivne ja võib jätta sellise mulje, et ma olen väga totalitaarne, autoriteetne inimene. Pigem ma olen professionaalne ja ma armastan töötada inimestega, kes on võimelised tööd tegema ja kes on võimelised reaalselt asju arendada. Aga miks siis tänased erakonna juhatuse liikmed arvavad, et ei ole suutnud meeskonnaga koostööd teha ja nii edasi? Kui keegi niimoodi arvab, siis see on tema mure. Mina niimoodi ei arva, mina ei ole nõus sellega. Ja mis seal veel oli? Midagi veel oli. Et peamine põhjus on see, et kui Oleg Ivanov teeb avaldused, siis ta teeb avaldused olles juhatuse liikmena.
ja siis, kui juhatuse liige teeb avalduse, siis võib loomulikult põhikirja järgi ei või, aga teoreetiliselt mõned inimesed võivad seda kvalifitseerida, et erakond koos tegi sellise avalduse, kusjuures ei teinud, aga võivad sellised järeldused tulla. No selleks, et teoreetiliselt keegi ei saaks midagi seondada minu tegevuse erakonnaga. Nõukogu istungitel oli meil selline otsus vastu võetud. Aivo Peterson samamoodi ütles, et momendil see on liiga ohtlik erakonna jaoks ja ma nõustusin sellega, esitasin avalduse ja kinnitasime selle ära. Mõned nõukogu liikmed olid ikkagi vastu selleks, et ma selle vastu, et ma lahkuksin, aga ma nõustusin sellega, et momendil erakonna jaoks on kasulik see, et kui Oleg Ivanov lahkub. saan ma Ja ma õigesti aru, tegin selle avalduse. Saan ma õigesti aru, et Igor Hopiga on teil ikkagi suusad päris risti läinud seal mingitel hetkedel, et noh, kuni selleni, et ühel koosolekul ähvardasite talle sisuliselt, ma ei tea, kas kallale minna või vastu hambaid anda, oleme täpselt, virtuaalkoosolek oli see siiski, et päris füüsiliselt ei saanud seda vist juhtuda, aga ja kuni selleni, et lubasite ta Venemaal musta nimekirja panna, et kas teil on üldse selline võimekus, et saaksite Venemaal inimesi musta nimekirja panna? Esimeseks, ma ei kommenteeri. Ma olen professionaal ja ma olen mõistlik inimene ja ma ei kommenteeri sellist asja massmeediale. Ma arvan, et kommenteerida sellist asja massmeediale selleks, et kommenteerida sellised asjad massmeediale, peab olema eriti loll ja tobe inimene selleks, et seda kommenteerida sellist asja. See on esimene ja peab olema. No kuna nüüd tagantjärgi tuleb välja, et nendest koosolekutest on ka helisalvestised olemas, siis me saame seda isegi kuulda, kui te seda ütlete talle. Vaadake, probleem on sellest, et inimesed, kui nad kommenteerivad massmeediale üldse sellised asjad, siis nad faktiliselt töötavad erakonna vastu. Mina ei hakka töötama erakonna koos vastu ja ma ei hakka seda kommenteerima, kuna loomulikult ma soovitan koos erakonnale edu ja ma soovitan, et koos erakond elaks edasi ja läks paremaks. Aga mis puudutab konkreetset isikut, kes on midagi öelnud, see on nende mure. Kui nad ütlevad midagi, kui nad ütlevad selja taga minu suhtes midagi, kui nad teevad intriigid, korraldavad minu vastu selja taga, see on nende isiklik mure. Sest vaadake, me elame sellises elus praegu, sellises olukorras, kus on vaja alati vastutada oma tegude ja sõnade eest. Mitte ainult konkreetselt minu eest ja mitte mina karistan. Ma ei hakka karistama, vaata, mul on nii palju tegemist Venemaal. Ja ma ei kavatsenud Igori Hopi musta nimekirja panna. Aga teil selline võimekus on olemas või huvi pärast? See on väga huvitav küsimus, jah. Et ma saan väga hästi aru, miks te praegu küsite. Toon teile siinkohal ühe näite. Hiljuti eelmisel nädalal jälle Delfi, Postimees ja Vikerraadio ajakirjanikud on kirjutanud ja rääkinud, et mina, Oleg Ivanov, olen Vene FSB eriteenistuste spioon, kuna ma teen koostööd Venemaa võimudega, siis järelikult ma olen Vene spioon. Loogika on selline, et kuna Oleg Ivanov suhtleb Välisministeeriumi, järelikult ta on spioon. No, ma loodan, et te ise saate aru, kui haletsusväärne vale on see, loogika on niivõrd tobe, et raisata kohtuasjade esitamisele ja väga lollidele inimestele seletamisele, et Venemaa välisministeeriumiga suhtlemiseks ei pruugi olla Vene eriteenistuse töötaja. Ei pruugi olla. Arusaadav. No, see on täiesti elementaarne asi. Minu küsimus lähtus sellest, et Igor Hopile öeldud Venemaale siin. Kui inimene töötab, ütleme, erakonna vastu ja kui inimene töötab rahu vastu ja kui inimene töötab nende kasuks, kes valmistavad sõda,
Eesti ja Vene vahel ja Eesti ja Vene jaoks, siis järelikult need inimesed on, nendest inimestest on võimalik teatada meie ühiskonnale selleks, et nad teataksid, et need inimesed, konkreetselt need inimesed valmistavad ette, aitavad ja töötavad selle nimel, et Kaja Kallas ja tema meeskond saaks valmistada ja korraldada ja algatada sõda Venemaa ja Eesti vahel. Selleks ei pea olema spioon, selleks ei pea olema mingisugune inimene, kes on võimeline FSB-sse minema ja sinna midagi musta nimekirjadesse, mingisugust sellist asja panna. Internet, praegused sotsmeedia ja ütleme võimalused annavad inimestele ise näidata oma rumalusi. Seetõttu mina ei hakka tagantjärgi selja taga inimeste suhtes, mingisuguse inimeste suhtes mingit mustandit rääkida, talle seletada inimestele, et ta on halb inimene, ta on intrigant, ta on provokaator ja niimoodi. Ma ei hakka seda, see on tema mure. See on tema isiklik mure. Mina teen oma tööd, ma jälgin oma plaan, mis mul on ees ja ma tean täpselt, et kui ma ei raiska oma aega intriigidele ja inimestele, kes ei pole sellest väärt, siis efekt ja tulemus on palju parem kõikide inimeste jaoks, mitte ainult mulle jaoks, vaid kõikide inimeste jaoks. See on meil aidatud nii palju korda oma elus. Ma olen nii palju töötanud suures kollektiivis. Näiteks, kui rääkida sellest, et ma pole võimeline kollektiivis töötada. Teate, palju minu meeskond oli siis, kui me valmistasime Cryptofesti. Minu meeskonnas on olnud rohkem kui 60 inimest. Selleks, et valmistada kõige suurema, kõige massilise Eesti ürituse. Teate, palju minu meeskonnas oli inimese, kus ma töötasin Pekkeri sadamas, kus ma ehitasin sadamat välja Indesifi jaoks 5 aasta jooksul, ma tegin seal karjääri. Minu administratsioonis oli 40 inimest ja kokku sadamas oli rohkem kui 100 inimest. Teate, palju minu meeskonnas oli inimesi, kus me töötasime, käivitasime, müüsime, ehitasime, arendasime. Mõte arusaadav. Et lähme siit tõesti, ärme siis vaata minevikku, vaatame tulevikku, et siin on räägitud mitmel pool meile justkui juttu, et järgmistel kohalikel valimistel, mis nüüd sügisel on, kavatsete ka kuidagi kaasa lüüa. On see siis valimisliidus või on see kuidagi rahastamine, mil viisil te siis kavatsete kaasa lüüa? Aivo Peterson helistas mulle vanglast ja pakkus tõesti koos temaga ühiselt kohalikel valimistel osaleda. Ma vastasin talle, et jah, ta räägib sellest ka eetris, te võite seda üle kuulata. Üleeile tuli välja see eetris, Bessedini kanalis. Vastasin talle, et see on võimalik, aga teoreetiliselt see on võimalik, aga see on väga keeruline küsimus. Esimene põhjus on see, et ma pean kõik oma plaanid ümber planeerima, ümber korraldama, see on päris raske ülesanne. Aga teine palju olulisem küsimus, miks see küsimus on keeruline, miks ma pole otsust vastu võtnud. Mind huvitab põhimõtteliselt Eesti valitsused, Eesti valimised ja Eesti poliitika huvitab ainult siis, kui me suudame Aivo Petersoniga üheskoos ja meie eestlaste meeskonnaga, meil on hästi palju eestlasi minuga ümber, kes töötavad minuga koos meeskonnas, kes on valmis minuga ühes meeskonnas töötada, kes tahavad minuga koostöös tegevus. Meil on isegi klubi tekkinud selline mõttekoja nimega, kus on hästi palju eestlasi minuga koos arutamas erinevaid võimalusi ja Eesti tulevikku. Ja kui me suudame luua ühise riikliku platvormi, kus ausalt intriigideta, mustandita, selja taga erinevate idiootsuse ilma jututeta, ausalt, avatud, rahulikud saavad töötada venelased ja eestlased koos selleks, et päästa meie riigi maailmasõjast, siis
ma olen huvitatud sellest asjast. Me rääkisime päris pikalt sellest, me rääkisime rohkem kui 40 minutit. Aivo on suutnud, võimaldati talle helistada esimest korda Venemaale mulle vanglast. Päris pikalt rääkisime sellest ja ta oli ka sama meelt. Ta oli palunud mind, et palun, Oleg, jätka koosliikumise arengut. Palun, Oleg, ära jätta meie sellised ühised algatamised, kuna sa oled võimeline, ma tean, et sa oled võimeline ja ma tean, et Arusaadav. Aga see ei palun. oleks siis kandideerimine mitte koos erakonna, ma ei tea, valimisliidus, vaid see on eraldi selline mingisugune moodustatav siis valimisliit. Saan ma õigesti aru? Koos erakonnaga liitumine ja juhatuse tagasiastumine ei ole praegu päevakorra teemas. Mul ei ole, kuna tingimused selleks ei ole paigas ja nad ei ole lähiajal tulemas, kuna ma saan väga hästi aru, et intriigid, surve ja ütleme, krudide keeramine on ainult halvenemas Eestis momendil. Seetõttu ma Aga kui Aivo Peterson on praegu, teie olete Venemaal, tema on siis kinnipidamisasutuses, siis noh, kes neid erakonna asju seal või mitte, vabandust, mitte erakonna, vaid neid valimiste asju nagu Eestis ajama hakkab, et seal peab olema keegi ikkagi kohapeal ka. selleks, et sellele küsimusele vastata teile, selleks, et vastata teile sellise küsimusele, ma pean enda jaoks sellise otsuse vastu võtma, et ma osalen valimistel. Momendil ma ei ole sellise otsuse enda jaoks vastu võtnud ja langetanud ja momendil kuna ma pole sellist otsust langetanud, siis ma ei saa teile vastata selle küsimuse, mis puudutab koos. Ma ei ole erakonna koos liige, ma ei ole erakonna koos juhatuse liige. Järelikult see küsimus tuleb esitada Hopile ja teistele, kes on juhatuse liikmed. Arusaadav, no kuna aeg surub peale ka, siis kui te Eestist lahkusite, siis te ütlesite, et justkui, et kapo tahaks teid kinni pidada ja see on üks põhjuseid, miks minna, et kuidas sellega on, et kas see soov teie arusaama kohaselt kapol või Eesti siis kinnipidamis erinevatel uurimisasutustel on jätkuv? Kui ma lahkusin Eestist, siis mul oli plaan rahulikult puhata pärast valimisi ja võtta natukene aeg maha endale selleks, et taastada oma jõud, taastada oma tahe, taastada ütleme, võimalusi üldse töötada, kuna ma olin väga väsinud sellest olukorrast, mis meil Eestis valimiste kampaania jooksul olnud ja valimiskampaania pärast on olnud. Pärast valimiskampaaniat igapäevaselt terroriseeriti mind psühholoogiliselt sellega, et arreteeritakse täna, erinevad infouudiste agentuurid on mulle helistanud, küsinud, kas te olete ikka alles vabaduses, kas te olete arreteerinud. Sotsmeedias on hästi palju sellest kirjutanud. Isegi ERR on ükskord helistanud, Delfi helistanud ja küsinud, kas ma olen ikka vabas. Et vabaduses. Aga on teie teada, teid siis tahetakse kinni pidada? Ja minu jaoks oli väga oluline, kui ma võtsin vastu, kas ma tulen tagasi või ma ei tule, võtan pausi. Minu jaoks oli väga oluline vaadata, kuidas Riigikohus menetles ja võttis otsuse vastu Seredjenko osas. Seredjenko osas Riigikohus näitas, et Eestis puudub presumptsia nevinovnosti, see on siis süütavuse presumptsioon. Täiesti puudub Eestis, ei tööta. Kui ma tuletan teile meelde, et Riigikohuse otsuses oli kirjutatud, et Seredjenko pole tõestanud kohtunikule, et tema narratiivid, mida ta publitseeris ja avalikustas, juhuslikult klapivad kokku selle Kremli narratiividega. Ta pidi ise tõestama kohtunikule, et tema arvamus on juhuslikult samasugune kui Kremli arvamus. Et juhul, kui inimene pole võimeline tõestada Eesti kohtunikule, et tema arvamuse eest keegi ei maksa ja ta lihtsalt arvab niimoodi,
ja see, et tema arvamus klapib Putiniga või Kremliniga mõnes kohas, see ei tähenda seda, et inimestele makstakse selle eest. aga Riigikohtu otsuses on selgelt öeldud, et Eestis puudub presumptsia невиновности, see on siis mis ta on eesti keeles, Süütuse presumptsioon. ja süütuse presumptsioon, et see lihtsalt puudub. ja minu jaoks see oli otsustav hetk, kui ma seda lugesin, ma ütlesin, et ma vaatan, mõtlen, loen selle Riigikohtus ära, siis ma saan aru, kas Eesti kohtusüsteem üldse toimib, töötab või ei toimi. ja kui ma sain aru, et see ei toimi absoluutselt ja kui ma sain aru minu selle pretensiooni ja kaebuse tulemuse, ma ei tea, olete kursis või mitte, ma arvan, et te olete kursis, kuna Riigikohtu esimees teile, et just ETV-le, kanalile andis intervjuu Aktuaalse Kaamerale, et Oleg Ivanov võib tõendused esitada Riigikohtule, et varastati hääled välismaalt. aga kohtuotsus ei pruugi, kohtunikud ei pruugi neid tõestused kontrollima isegi, mitte vastu võtma, vaid kontrollima nad ei pea, nad ei hakka seda kontrollima. Arusaadav. nii et tekib küsimus, mida siis saab üldse Eestis esitada kohtunikule, kui nad ei pruugi isegi kontrollida. Esimene põhjus oli protokoll, mis oli täiesti valesti kirjutatud, valimiskomisjoni protokoll, mis meil oli videosalvestusega tehtud, konkreetne videosalvestus, kus on. Arusaadav. Ja ärme sinna detaili läheme, olen Ja seda saanud kuulata. need on väga olulised detailid, kuhu te ei Just. taha minna, aga nad on otsustavad Neid detailid. olen saanud kuulata teie varasematest videotest ka siin ohtralt juba. No, Aga ma tahtsin minna tegelikult vähemalt auditooriumis saaks ka teada. Just, aga no, et sellest nii-öelda kinnipidamise soovist või mittesoovist, et no, meile on nüüd kinnitatud, et kohus on prokuratuuri palvel väljastanud teie suhtes ka rahvusvahelise siis vahistamismääruse, kus siis, kuna teile tahetakse esitada kahtlustus, aga seda siis mitte selle nii-öelda meelsuse või selle teemaga seotud, vaid just nimelt sellega, millest me alustasime, et krüptoäridega seotud pettuste tõttu, et ma ei tea, olete te sellega kursis, et teie suhtes on siis rahvusvaheline vahistamismäärus seatud ja mis te selle peale kostate? ei ole kursis ja ma tean seda, et minu advokaadid on mitu korda küsinud prokuratuuri poolt, no see oli pool aastat tagasi, siis ei olnud mingit sellist asja välisitatud. Kui te saadate mulle, siis ma oleks väga tänulik. Meil ei ole ka seda kahtlustust, meil on kinnitatud lihtsalt, noh, ka intervjuus on kinnitatud prokuratuuri poolt, et selline vahistamismäärus on antud välja, mis tähendaks siis, et kui te liigute riiki, kes on Eestiga justkui koostööd tegev, siis peaks teid kinni pidama selleks, et saaks seda krüptoäri nii-öelda väidetavat pettust siis uurida. Aga mis krüptorahast, mis pettust? No kahtlustuse sisust nad meile ei räägi enne, kui nad on saanud teile kahtlustust tutvustada. No selge, on olemas tee, kuidas arreteerida Ivanovit. Tee on leitud. Kas või kunstlikult, aga leitud. Te tõlgendate seda niimoodi? No loomulikult. See on ilmselgelt ja kõik saavad sellest aru. No järelikult ma olen õiget otsust teinud selleks, et võtsin pausi, mitte tulles tagasi Eesti. Just isegi see näitab, et ma olen õiget asja teinud, õiget otsust teinud. Ja see kuidagi ei pane teid, et noh, oma õigluse ja aususe eest seista, et tuleks tagasi ja vaidleks need vaidlused ära? Loomulikult ma vaidlustan ära, aga selleks ei pea tagasi tulema ja selleks ei pea vanglas istuma Aivar Petersoniga kõrvalkaameras. Arusaadav, mul on küsimused otsas. Suur aitäh selle intervjuu eest. Salvestuse on vaja teile ära saata? Ma vaatan selle üle, et kuidas see minu enda oma siin. Kui on vaja, siis kirjutage mulle Telegramis, ma saadan teile siis salvestuse ära, eks? Just, teeme nii, ma panen siit. Aitäh ja